Tere tulemast True Foresti järjekordsesse episoodi. Seekord on siis tegu väga erilise episoodiga, sellepärast et meil on külas minu, võiks öelda, et kaasasutaja ja ilma kelleta me ei oleks kindlasti True Foresti kui brändiga nii kaugele üldse jõudnud. Siis tere tulemast saatesse Hanna Rattasepp. Tšau, rõõm on siin olla lõpuks. Enne kui me lähme, siis hakkame jäppima üldse selle üle, et kuidas me oleme siiamaani jõudnud ja kuidas kõik nagu Hanna on selle asjaga kaasas olnud ja kuidas ta on aidanud mind, siis kõvasti või tähendab suur shoutout siis minu sõpradele Nikitale ja Liisile, kes ma sain just teada, et said lapse. Lapse nimi on siis Elis, nii et shoutout Elisele ja kindlasti tegime juba suured plaanid, et Elis hakkab siis Siimu ja onu Jarekuga hakkab siis kõvasti väljas käima, kui suureks saab, nii et ei jõua seda aega ära oodata. Aga see selleks, Hanna, millega tegeled, kuidas sul igapäevaelus läheb ja mis sinu aega kõige rohkem võtab? Mul läheb hästi, aitäh küsimast, aga igapäevaselt ma töötan avalikus sektoris, ma olen tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametis, hästi pikk ja loisev nimi, aga ma olen seal järelevalve ametnikuna tööl just siis digitaalse ligipääsetavuse teemadel. Üritan hästi lihtsaid sõnu kasutada, et see valdkond, millega ma tegelen, oleks lihtsamini arusaadav, aga põhiliselt ma tegelen sellega, et kõik inimesed, olenemata siis kas neil on mõni erivajadus või siis ajutine nii-öelda tegevuspiirang, et ka nemad pääseksid ligi siis erinevatele teenustele, veebilehtedele, rakendustele, et need oleksid kasutajasõbralikud, et need oleksid a la värvid, kõik asjad oleksid paigas ja et üleüldse, et nagu nii-öelda võrdsed võimalused oleksid ka tagatud siis digitaalses maailmas. Okei, see on veits võib-olla off topic, aga mõtlen kohe ära, et kunagi 10 ajal mul õnnestus käia seal Euroopa Parlamendis ja siis seal oli tol hetkel Siim Kallas tegev ja ta seisis selle eest vaata, et ala, et kui sul on makstud mingi teleteenuste eest, eks ju, et siis saaks neid nagu igal pool mingi üle Euroopa igal pool neid nagu tarvitada, olgugi, et saad nagu, et kui sa Eestis maksad, saad igal pool nagu seda tarvitada. Kas see on nagu midagi same või see on täiesti teistsugune? Ligipääsetavuse teemal see ei ole kuidagi ala, kui sa on maksnud millegi eest või midagi säärast, vaid et see on ikkagi, et nii-öelda Euroopa Parlamendist ja Euroopa Komisjonist tulevad siis kindlad nõuded, kriteeriumid, standardid, direktiivid, mis siis seavad ette erinevad nõuded, siis mis veebilehtedel peavad olema täidetud. Okay. Et ala, et kindel ongi näiteks siis värvide kontrastsus, et nii-öelda teksti ja taustasuhe oleks siis silmaga hästi hoomatav, piltidel oleks alternatiivne tekst, et juhul kui vaegnägija, kes ei näegi pilte, et siis ekraanilugeriga siis see kuulaks nagu, saaks aru, mis sisu ta tegelikult veebilehel tarbib. Selge, aga räägi enda õpingutest, et mida sa õpid? Või õppinud ma võib-olla läheksingi tagasi natukene minevikku, et ma lõpetasin siis Tallinna Ülikooli BFM-is reklaami-imagoloogia, kus ma sain siis väga hea siukse vundamendi alla just reklaami teemal ja töötasingi erinevates reklaamiagentuurides, kuni siis lõpuks mu elutee viis mind siis sinna, kus ma täna olen, TTÜ-sse, kus ma rohkem nagu tegelen üleüldiste digiteemadega ja nüüd täna ma siis õpin mikrokraadi just siis kasutajakogemuse põhiselt, et teenuse disain, suhtlus kliendiga ja üleüldse, kuidas siis nii-öelda veebi üles ehitada. Okei. Ja kuidas või kas sa nimetaksid ka enda tööd näiteks enda hobiks? Mingil määral kindlasti selles mõttes, et ma tunnen, et mu töö aitab kaasa mu hobidele. Ma olen pigem olnud juba väiksest peale siuke natuke nagu loomeinimene, et mulle meeldib väga joonistada, maalida, pildistada, mingi käsitööd teha, voolida ja nii edasi ja läbi siis ülikooliga ma avastasin sellega, et teha kujundusi, õppisin niimoodi vaikselt iseseisvalt kõrvalt, jälgisin, kuidas agentuurides tehakse kujundusi, panin niimoodi kõrva taha, panin erinevaid soovitusi, näpunäiteid, et ma tunnen küll, et töökogemused juba ja tänane töö nagu aitavad mu nii-öelda
hobidele või minu huvidele kaasa selles mõttes. Ja seda on väga edukalt näha selles, et True Foresti projektis, kus mul on olnud väga palju abi just sinu loome poolest, et kui ma siis võib-olla True Forestiga alustasin, siis tegelikult oligi nii, et mul oli kõige raskem oligi alguses siis leida lõpuks see nagu logo ja üldse, et mul oli juba leitud enam-vähem koostööpartner, kelle juures nagu tootma hakata, mul oli leitud toormaterjal, mille peal hakata tegema, aga siis nagu jäin takerdama selle loomeprotsesside taha, et kuidas mida teha ja siis ma pöördusingi Hanna poole üks hetk, kus siis Hanna tegelikult saigi siis jooksvalt täiustada minu ettevõtmisi just tugevalt selle kogu see loomingulise poolega, eks ju, et võib-olla äkki räägid seda, et kuidas sinul meeles on, kuidas meie koostöö alguse sai? See on niisugune ootamatu algus, ma ütleks esimese nagu märksõnaga, et no see algas ju tegelikult üldse niimoodi, et sa saatsid mulle hommikul häälsõnumi, et kuule, mul on mõte, ma tahan ettevõtet teha. Mu ettevõte on niisugune elustiilibränd, ma tahan riide nagu osaliselt ka rõivabränd ja siis on nagu spordikavad ja treeningkavad tuleksid juurde, aga et mul on nagu logo vaja sinna. Ja et see logo võiks olla midagi hästi lihtsalt, aga et see ei ole kuidagi seotud, et sellega, et see on Siim Tõemets. Siim Tõemets ei tohi olla jumala eest seal kuidagi nagu figureeritud, aga et see võiks olla midagi lihtsat, nagu mingi väike märk, nagu on Nike. Neil on väga lihtne märk. Või nagu midagi siukest, et samas ma mõtlen ülilihtne idee, et isegi nagu see võib olla mingisugune hantel, mingi süda, midagi siukest, et kuidagi äkki tuleb sul mõni idee, et mul on plaan ettevõtet alustada. Siis kui ma selle ära kuulasin teist korda, kuulasin kolmandat korda, kas seal on nagu veel mingid sisendit, aga lõppude lõpuks mul hakkas nagu mõte jooksma selles osas, et mis siin võib-olla võiks kujutada, sest et ma selle logo väljamõtlemise jätsin üsnagi niimoodi viimasel hetkel, et sa juba vaikselt nagu koputasid mulle, et kuule, et kas sul on aega olnud mõelda. Ja siis ma võtsin selle ette ja alguses ma mängisin selle, süda või hantel või nagu ala mingi rütmika või kas sealt nagu hakkab midagi jooksma, aga see tundus minu jaoks kuidagi siuke, et nagu mind üldse ei kõneta. Ja kui see asi, mida ma teen, ei kõneta mind, siis ma ei taha seda teha. Ja lõpuks ma hakkasin mõtlema siukse nagu sõnamängu peale. Ma keerasin su perekonnanime inglise keelde, mis on hästi ilus, ongi True Forest. Ja kusjuures see nii veider, et mind on varem, mida sa ei teadnud, sest tegelikult üldse, kui ma kirjutasin Hannale esimest korda, siis me ei olnud nagu nii tait ka nagu, et see nagu lihtsalt Hanna tundus lahe tore inimene, me olime natuke kokku puutunud, eks ju, klappis kui hästi läbi, nagu kui omavahel, kui koos olime, siis klappis hästi läbi. Siis mõtlesin nagu juba jõus, et kellega oleks nagu tore koostööd teha. Veel võib olla väike vahelepõige, et tegelikult ma kirjutasin 3 inimesele. Esimene inimene ei vastanud üldse, või ei saanud selleks ajaks valmis, teine saatis mulle ütleme siis niimoodi, et Hanna saatis palju parema ja siis läksin nagu seda teed pidi, aga see sõnade mäng, see True Forest mind gümnaasiumis osad sõbrad nagu kutsusid niimoodi, et inglise keeles mu perekonna nime järgi nagu, aga see on nagu, aga sina ei teadnud seda, et selles suhtes on nagu lahe kokkusattumus lihtsalt. Ja kui nagu ma ise ka selle pildi nagu oma peas kokku viisin, et see True Forest kõlab nagu ilusalt ja kui ma selle endale nagu välja kirjutasin, siis ma nägin sealt juba, et siin saab juba mängida sellega, et see for on 4, on ja. Ja siis hakkasin katsetama erinevaid fonte ja mängima selle fondi kujuga ja nii edasi ja siis lõpuks tuligi selline logokene, nagu ta meil on ja. Ja kui ma sellega just täpselt otsa vaatasin, siis ma nägin, et selle sama logoga või selle sama nii-öelda kujundusega saab nii palju edasi mängida, et ongi... Mille potentsiaali me ei ole veel üldse nagu veel kasutama hakanudki, nagu täielikult. Täielikult ei ole kasutama hakanud, et see ongi siukene, see on väikesti siuke tibusammudega nagu liigume sinna, et kui praegu ongi see, et True Forest, et juba on enamus inimesed, ma arvan, panevad selle seose kokku, et okei, et see on natuke ei pane või. Nagu ma olin just... Siis võib-olla see podcast ongi, et päriselt. See on päris paljud ei pane, et või nagu mulle tundub vähem, või ei tea, võib-olla pooleks on vähem, aga nagu mõned ülilähedased sõbrad, kes nagu obviously peaks aru saama, vaata, et ma panen see osa, kõik tanki, et käisime suusatamas just sõbra Andrusega, siis
räägime seal midagi samamoodi True Forestist ja siis ma mingi kuidagi jutu käigus, et et noh, et perekonna nimest midagi. Ja siis Andrus on, et mis asja? See vend on mul mitu korda shootidel käinud kogu aeg nagu noh, väga palju sellega kokku puutunud, vaata. Ja ta ei saanud lõpuni välja aru nagu, et see on mu perekonnanimi inglise keeles. Aga neid on palju, et ei ole ainult tema. Ja ei peagi aru saama, see on ka nagu ilus asi. Ja tegelikult ongi, et ei pea aru saama ja tegelikult see näitab ka just nagu selle brändi või nagu lugu erilisust, et ongi see, et tegelikult see sama eesmärk, millega sina minu poole pöördusid, et sa ei taha, et see oleks kuidagi sinu nimega niimoodi otseselt seotud, et no, et Siim Tõemets nüüd tegi midagi sellist, on ju, või et see on Siim Tõemetsa bränd, vaid et see nagu ei annagi siis vihjad kohe esimesena, et näed, sinu perekonna nimi on tegelikult sinu enda logo, vaata. Et samas ongi, et kui sa vaatad sinna peale sellele logole, see on näiteks, et True for Estonia, vaata, on ju. Ja siis sealt nagu, mis mulle meeldiski, et sealt saab nii palju edasi mängida, et True for Yourself ja nii edasi, et ma nii väga lootsin, et sulle nagu meeldib see, kui ma sulle presenteerisin ka, siis ma sättisin selle niimoodi, et oleks vist, ma ei tea, kas ma saatsin esimesena või teisena sulle. Esimesena vist, aga niimoodi, et see keskele kõige suuremalt. Ja täpselt, ja just ma kujundasin ta niimoodi, et sa näeksid selle nagu ühe lehe pealt, et oota, see paistab kõige rohkem silma mulle. Et sealt tegelikult jah, see nii-öelda lugu sai alguse. See oli selles suhtes üligeniaalne, et ma olen selle üle nagu siiamaani üliuhke ja ongi, et kõik nagu nii-öelda autoriõigused seal logos ots lähevadki täiesti sinule, et ma ise nagu, noh, ma ei oleks üks asja peal tulnud, sellepärast mul ongi hea meel olnud nagu kaasata selliseid inimesi, kes on mingites aspektides minust nagu ongi kas toomavad või lihtsalt, ma ei tea, paremad, targemad, eks ju, et siis nagu üksi ajada seda asja nagu kogu aeg ikkagi raske, et tuleb ikkagi kaasata endast nagu targemaid ja nagu teiste, kes nagu täiustavad mind ennast, eks ju, et neid inimesi siia projekti, et siis nagu see asi saabki suureks ilusaks, et ja tegelikult ma siinkohal nagu ütleks ka sulle seda, et no enne mainisin, et ma olin selline kujundusi nagu harjutanud või kujundustegemist niimoodi harjutanud, aga noh, ma ei olnud kellelegi niimoodi otseselt nüüd mingit nagu päris logo teinud, mis nagu on potentsiaalne asi, mis läheb nüüd nagu kasutusse, et sellised väikseid nipet-näpet plakateid või sellised asju ma olin nagu teinud, et tegelikult kui sa minu poole nagu pöördusidki, siis mul nagu sisetunne oli päris tugev selles osas, et kuule, et see on nüüd see nagu sinu hetk, kus sa saad tegelikult ennast proovile panna, et kas minus on üldse nagu seda nii-öelda piisavat loomingulisust või piisavalt oskusi, et üldse midagi sellist teha, või et sinna ka mingisugune lugu nagu taha panna, et see pani mindki nagu selline nagu mugavustsoonist nagu välja ja kiidan ennast tegelikult selle lõpptulemi eest. See läks nii hästi käima, et õige pea me olimegi siis selge, et meil on logo olemas ja siis ma juba said esimene inimene, kellele ma rääkisin siis tegelikult sellest disaini ideest, et mida ma tahan teha särgile, et mul oli kindel see kiri, et kuna meil särgid on, Let's Get It on seal rinnaku peal, eks ju, ma tahtsin, et see oleks tikitud ja ma tahtsin, et selja peal oleks mingisugune nagu siis suur logo, aga et kindlasti oleks nagu erinevad variatsioone ja seal ma nagu jäin siis takerduma ja siis sealt peale siis saimegi juba järgmine kord Hannaga, Literadis kokku äkki vist oli. Istsime maha, ma ei mäleta enam kaua meil läks või mis, aga ma mäletan, et me istsime maha ja me hakkasime nagu ideid vahetama ja põhimõtteliselt, kui me sealt püsti tõusime, meil oli tegelikult nagu idee paigas, nagu 3 särgile disain. Minu meelest meil läks isegi alla tunni kogu selle protsessiga, et mul olid teada enne särgivärvid, mis sulle mõttes on või mida sa oled juba välja vaatanud ja minul hakkaski nagu peas jooksma see, et okei, et iga särk võiks olla erinev, et meil on rinnak on paigas, seljatagune ongi täpselt see, et kus saab tegelikult nagu mängida ja et saab seda nagu logo ära kasutada ja saab nagu, et tegelikult selja peal on nii palju ruumi, kuhu mida panna, on ju. Ja kui me kokku saime, siis nagu tegelikult meil mõlemal oli see nagu esimene idee, et kuule, et hakkame mingeid väikseid siukseid elemente kuskile panema ja siukseid tegelikult ka elemente, mis on sinu endaga nagu seotud, aga tegelikult sellised väikesed asjad, mis on nii kergesti nagu samastuvad või nagu inimesed tunnevad ära need elemendid. Jaa, et võrdlemes universaalsed ja igal ühel võib olla selle sümboli mingi erinev lugu või mis iganes, eks ju, et nad ei ole nagu nii kindlalt must ja valge, mis teema seal taga on, et see on nagu alati tõlgendamisruumi,
et jah, ma nagu sellega, see läks nagu päris hästi, libedat. Võib-olla kõiki mingisuguseid valukohti siin ei jõuagi täna nagu nagu läbi tuuagi, mis meil seal siis tootmisega, esimene tellimus läks väga hästi, teise tellimusega oli kaunis palju jama, aga see selleks saime need takistused ületatud ja nii ma on. pean tegelikult mainima, et see nagu ka esimese tellimuse puhul sellele läksin ju mina järele ja see tunne, no sa said see kastitäie särke ja sa võtad ja mõtled, minu mõeldud logo on siin peal või nagu meie nagu koos siuke vaimusünnitus on nüüd päris produkt. Ma mäletan seda, kui sa tõid mulle veel minu just mu töö juurde suhteid ära mingi parklas kusagil vahetasime neid, vaata. Oli esimene selline emotsioon küll mega nagu suured kastid, vaata mingi enda nagu mürtsi siis ja nagu lihtsalt see, et see materjal, see disain, kõik on nagu nii on point nagu, et ma kõige tähtsam oligi minu jaoks see, et nagu luua mingisugune toode, mida ma ise nagu uhkusega kannan nagu hea meelega, vaata ja nagu millest mul ongi võib-olla garderoobis puudus. Et noh, ma olen see mitmes kohas nagu välja ka toonud, et mul on kõige südant soojendavad hetked ongi need, kui ma lähen välja näiteks ja nagu sõbral või tänavapildis kellelgi on see seljas juba, vaata. Ma ei tea, kas või see, et isegi pärast teeme suurema shoutout'i ka, aga Tanil, kes aitab meil siin podcast'i üldse salvestada ja juhib kogu seda projekti meil siin, et põhimõtteliselt ma näen teda kogu aeg nagu kandmas neid Let's Get It True Foresti särke, vaata, ja ta nagu ise naudib see kandmist ja siis läksime jaanipäeval, läksime mingi külasimmalile, üldse ei teadnud, et seal mingid sõbrad veel tulevad ja siis lambist neljakesi sõbrad koos ja mul on selline video, kus ma nagu kõigil tõmban neid jope eest lahti, kõigil on need True Foresti särgid seljas, vaata, üli lahe nagu, et ja mul oli ju samamoodi, ma läksin jaanipäeva ajal olin Muhus eelmine aasta ja siis lähed see baari ja vaatad True Forest või nagu ta oligi see kaugelt, sa kissitad, mõtled, kas ma näen õigesti või ja siis sai sulle pilt saadetud, et kuule, et kas sa tead seda inimest, kes see kannab või nagu kuule, et meie särk on jõudnud praegu Muhku ja mul pole õrna aimu, kes see inimene on. See oli ka siuke kõva hetk. On. Enam mulle nagu nii palju neid ei saadeta, et ma arvan, et neid tänapildis nähaks ikkagi alguses nagu siuke võib-olla suurem see wow-efekt, aga ikkagi ma iga päev ei saanud, iga nädal ikka sain mingi pildi kelleltki nagu, kes keegi näeb mingit teist suvalist inimest selle särgiga, vaata, siis saadab mulle pildi, kantaks, vaata. Tihtilugu ma tundsin muidugi need inimesed ära ka, vaata, aga see näitab veel seda, et kui väike ja armas Eesti ja Tallinn on eelkõige. Vot, aga siit siis võib-olla jah, et tulevikuplaanidest nii palju, et mis Hannaga seotud, et Hannaga siis olemegi otsustanud rohkem jätkata sellisel noodil, milles Hanna kõige parem on, ehk siis nende loomeprotsessiga just tootearenduste näol, et kindlasti ma näen ise ka, et kõik järgmised tootearendused, mis meil tulevad, sünnivad Hannaga koos, eks ma järjest rohkem Hannat usaldan sel teemal ka, et kindlasti ütlen oma sõna sekka, aga nagu kui Hanna ütleb, et nii on parem, siis ilmselt nii jääb, et Hannaga koos siis jätkame sel teemal ja kui algus saigi tegelikult nii, et ma ütlesin sulle ka, eks ju, et see, mul on isegi mõttetu mingist tasust siin rääkida või mainida, eks ju, et midagi ma sulle pakkusin, aga see oli pigem nagu siuke, et ma ütlesin, et sa võid ükskõik kui palju kaasatud olla, eks ju, et ja kui tahad, siis ma kaasan sind igale poole, eks ju, ja mingil määral siis nagu kuidagi natuke nagu üritan siin meeles pidada ikkagi toetan, ja siis alguses tegelikult oligi nii, et mul oligi sind hullult vaja, mul on sind siiamaani vaja, aga lihtsalt algus nagu hästi palju, et kaasasingi Hannat mingi sellesse, kuidas mõelda läbi, et kus tootepildid teha, olgugi, et veebilehe keegi teine, siis et kõikides protsessides said kogu aeg tugevalt kaasatud. Nüüd selle poole aastaga, circa 6-8 kuuga ongi sul nagu endal ka nii palju tegemisi, nii palju asju juhtunud, eks ju, et mõistlik on lihtsalt praegu suruda edasi siis, või toimetada edasi sinu tugevustega, ehk siis Hannaga jätkamegi alati just nende uute toodete arenduste puhul, mis on ka väga ongoing teema praegu, et see on vägagi tuline teema, ütleb niimoodi. Proovi võib-olla salajalt, et see midagi nagu välja otsalt ütle, aga kaugel sa oled uute toodete arendustega? Ma olen umbes täpselt nii kaugel, et see üks produkt, millega ma sind üllatada mõtlesin või mis oli see, et okei, et vaatame, mis nagu minu ideedest tuleb, et sellega ma olen päris rahul. Aga ma ei tea, õrnaimu pole meest räägib. Aga üleüldiselt ka ma tunnen, et see nii-öelda järgmine kollektsioon
tuleb siukene omanäolisem ja võib-olla natuke siuke jah, erilisem ka. Alright. Ma jään väga ootan, meil on õnneks koosolek kokku lepitud, nii et ma siis enne siin tegi juusse liialt palju, sest vahepeal oli hästi raske, eriti siis, kui Hanna igale poole kaastud oli, hästi raske oli hoida nagu seda fine line'i nagu, et millal ma nagu hakkan siit tüütama vaates. Kujutan ette, et noh, et Hanna väga hea meelega nagu on ju kaasas kogu protsess nii edasi, aga ma nagu ma ei taha ju pommitada ka teist inimest kogu aeg peale, aga vahepeal oli ikka niimoodi, et ma olen mingi kahe asja kohta on küsinud, pole veel vastust saanud, tegelikult peas kirjutan juba notes'idesse üles, Hannat uurida seda. Kõige oligi see, et seal olid nagu mingid küsimused mulle ära esitatud, mul ei olnud sulle veel nagu otsest vastust neile, aga siis ma nägin, et tuli häälsõnum. Siis, et nagu kui sa muidu saad, vaatad ikkagi nagu preview'st, näed seal ära, et okei, et küsimus, selge, ma hetkel nagu autorooli minemas või et ma pean nagu selle asja läbi mõtlema, enne kui ma sulle vastan, ma ei taha sulle nagu niisama tühjasid sõnu vaata öelda, on ju. Aga siis tuleb see häälsõnum. Ja siis ongi, see on ikkagi siuke asi, millele peaks nagu kiiremini reageerima. Sul pole õrna aimugi, mis seal tuleb nüüd. Ja siis siuke, et okei, ma nüüd võtan kohe selle hetke, et sulle siis vastata. Aga see alati, kui see häälsõnum tuli, sa teadsid, midagi on lahti. Tal on midagi on väga kiiresti. Et selle koha pealt on mind paksu naha mulle kasvatanud ja mind õpetanud, mitte õpetanud, lihtsalt kuidas löögil saada minu armas raamatupidaja Kristiin Marliin Kukk, et temaga on jah nii, et tema on ka kaunis kaua aega tüütanud, sest mul on olnud varem ettevõtlusega tegelenud siis nagu treeneri formaadis ja siis on olnud siukseid aegu, kus on vaja mingit informatsiooni või millegagi tegeleda ja siis üks hetk lihtsalt vahepeal nagu, millest ma saan ju aru, tal on igapäevatöö ja nii edasi, et ma olen lihtsalt väga väike mingisugune, no tõesti tegelikult aitab mind välja, on ju. Aga lihtsalt siis, kus ma nagu küsin talt midagi, aga ta on ka kiire, ei saa kohe vastata, nüüd ma saadan häälsõnumid lihtsalt, siis sellel ta peab kuidagi vastama. Eile just helistasin talle, ta ütles vastu, ütles mulle, Siim, reede õhtu peale kella 6, kui see tööasi, ma ei viitsi suga rääkida, vaata. Ta on nii, me teame üksteist nii kaua, ta on nii straightforward minuga, siis ma mingi, aga see on üliväike asi, vaata, vastu ülikiirelt ära, siis ta mingi, et sain oma vastuse kätte, aga jah, ühesõnaga, armsad inimesed mu ümber, keda ma kiusan. Võib-olla lähekski korraks kronoloogilises järjestuses sellega, et teeme üks väikse tagasiviske, et kui pikk tee on üldse tuldud. Täna, kui meie salvestame, on 1. veebruar. 10.06 vaatasin välja, et siis 10. juuni siis 2024 siis tulime üldsegi nagu launch'isime nagu. Jah, lanseerisime nagu siis selle brändi, eks ju. Mis on huvitav, vaatasin, et tegelikult novembris või oktoobris alustasin mina nagu seda tegevust nagu siis, et hakkasin midagi ära tegema selle jaoks, on ju. Et tegelikult läks ikkagi, üle poole aasta läks aega üldse, et nagu ideest jõuda nagu selle teostuseni, on ju. Et ja ma ütlen ka, et oleks ma varem juba kohe sinu poole pöördunud, et siis oleks kindlasti veel nagu kiiremini saanud, et ma jäingi liiga kaua nagu üksi üritama alguses. Ja siis, kui ma juba sinu paati sain, siis nagu hakkasid asjad nagu kiiremini minema. Jah, siis meie eelmise aasta juunis siis launch'isime. Sina pöördusid minu poole, ma tahaks arvata, et kas oli eelmise aasta siis aprill või midagi siukest. Aprill, jah, ja siis ütlesid, sa oled juba siis 23 aasta sügisest niimoodi nokitsenud, mõelnud, sepitsenud, et Minu eeltöö jah oligi alguses, et leida need tootjad, leida nagu üldse see, kas see toode eksisteerib nagu turul nagu toormaterjali, mida tahaks teha ja kõik see ja nagu koostööpartnerid ja kuna ma õppisin ka kõik seda nullist, siis see võttis nagu nii kaua aega, et ei teadnud ju kuhu üldse pöörduda ja kuidas üldse alustada, aga selles suhtes nagu hea meel, et nüüd kui see episood välja tuleb, siis on, no ilmselt tuleb peale 8. veebruari välja, aga 8. veebruar saab meil siis 8 kuud täis, et võib-olla hea koht, kus nagu meenutada kõike, mis siis tehtud on. Tegime kodulehe, aitäh, Heli Orav, oligi meeletult hästi ja sujuvalt läks kogu see nagu protsess, et ma ei tea, kuidas sulle tundus? Ülisujuvalt läks või üldse kõik inimesed, keda sa meeskonda kaasasid, kõik toimisime omavahel nii hästi ja pean nentima fakti, et enamus inimesi, keda sa kaasasid oma meeskond on kõik Tartust, see ongi heade mõtete linnast. On küll jah, sest oligi, et me tegime
Heliga tegime koostöös siis selle kodulehe, ma pärast kaasin teda juba järgmisse projekti, kus ma tegin kodulehed, tegelikult mul juba 2 koduleht teinud, soovitan kõigile, Heli Orav, võtke ühendust. Üli tore inimene, meeletult lahe protsess. Täpselt ja oligi tegelikult, kui me selle lansseerisime lõpuks selle veebilehe siis temaga, siis ma kutsusingi, tegin siukse, ma ei tea, väikse tänutähe ürituse, kus olidki siis sina, Heli ja siis eelnevalt mainitud raamatupidaja siis Kristiin Marlingu, kes ka mind kaua aega juba kannatanud ja olimegi 4 vist. 4 olime ja sõime armast True Foresti kooki ja tellisime vist purksi ja tellisime ja uulitsa purksi aga väga armas, see nagu tõesti nagu top mälestus eelmisest aastast, et lihtsalt tõesti nii tore, et siuke pikk teile tuldud ja nagu nii hästi, nii hea asi on sest saanud ka nagu, et see nagu see nagu kõnetab kõige rohkem. Siis ma ise tooks välja suure plussina selle, et me suutsime siis liita hästi loogiliselt nagu treeningkavad kogu selle nagu merch'i teemaga. Sellest ma räägin rohkem esimeses episoodis, üleüldse, kui see on esimene episood, mida sa kuulad, siis kindlasti kuula nagu kõiki teisi episoode ka, igal inimesel on olnud väga toredad mingid mõtted, näited elust, lihtsalt tähelepanekud, mida oleme puudutanud, aga esimeses episoodis siis ma nagu rääkisin, et üldse, miks ma seda teen, miks see selline välja näeb ja siinkohal kusjuures hästi vähe puudutan seda ka ühes loosis mängus, mis meil praegu toimub tegelikult aktuaalsena TikTokis Nokoga koostöös, aga selleks hetkeks võib-olla, kui see välja tuleb, see loos on juba tehtud. Aga see selleks, suutsime treeningkavad liita ilusti selle brändiga ja siin jälle ma pean tegema suure kummarduse sulle, Hanna, sest et see mina ju mõtlen selle sisu välja, filmisin üles, aitäh mu vennale, Sander Tõemetsale, kes siis aitas mul seda käia siis filmimas ja tegime ka seda Nõmme gümnaasiumi siis jõusaalis lõpuks üldsegi ja see info on ilus ja kena tore, see ongi minu siis teadmised, mis ma olen tegelikult siis, ma ei tea, 7 aasta jooksul juba kogunud, eks ju, et kuidas võimalikult hästi siis seda online treeningkava süsteemi lahendada, et kõikidel harjutustel on juures nagu õpetusvideod, hea teada nipid, seeriad, kordused, progressiivse ülesehituse pealt siis nagu lisainfo. Alati, kes on treeningkava soetanud, nendel on võimalik minu poole pöörduda, küsida lisaküsimusi. Selle kõik leiate meie kodulehelt, aga selle kõik pani ilusasti kokku ilusaks kompotiks, nagu ikkagi jällegi Hanna, et müts maha, see näeb nii hea välja, reaalselt. See oli ka kõige pikem töö. Kõik muud kujundused, kõik muud ideed läksid siuksena sujuvamalt ja nagu lühema ajaga, aga võt need treeningkavad võtsid aega. Aga see on nii väärt see. Aga ma tahtsin ka, et see on siuke käsiraamat või see on nagu inimesel peab olema seda mugav ja mõnus ja nagu hea jälgida. Et juba, et kui sa juba näed midagi, näiteks kujunduslikult, mis sulle ei meeldi või mis on halvasti tehtud või mis on häiriv, siis tegelikult juba pikemas perspektiivis võib tekkida tõrge üldse vaata seda kasutada, et ma ei vaata ikkagi seda kava või mis iganes. Ja ma nagu üritasin selle teha nagu võimalikult siukseks puhtaks, ilusaks ja lihtsasti kasutatavaks. See on mega, ma nagu obviously kogu selles valdkonnas ja teemas nagu mega pikalt sees olnud ja see on üks kõige parem, kui mitte kõige ilusam nagu kava ülesehitus, mida ma varem nagu näinud ja müts maha, Hanna, see on meeletult suur. Ma mäletan, kui Heli nägi neid, Seli oli ka mingi, oh my god, te küsite liiga vähe raha sellest, et see näeb nii hea välja, vaata. Et see nagu nii lihtsasti tarbitav, nagu sa ütlesid, see on nii informatiivne, sellele ma olen üliõnnelik, et suur aitäh sulle veel kord, Hanna, et ma olen siin ilmselt 1 miljon korda juba tänan, aga tänan edaspidi ka. Siis võib-olla tõesti tahaks tänada ka neid ettevõtteid või brände, kellega me oleme koostööd teinud, et me oleme koostööd teinud siis MyFitnessi, Noko ja Arctic Spordiga. Suures plaanis olen seal koostööde projektis, neid olen pigem rohkem praegu mina nii-öelda siis liidinud või juhtinud, eks ju, aga mega toredad, et nagu näha, siis Nokoga oleme siiamaani ikkagi koostöös ja aitäh, et panete õla alla ja aitate, et selles suhtes, et alguses on ju raske leida tegelikult brände, kes nagu sinuga peaks koostööd tegema, et eriti, me rõhutame, nii noored, et see on nagu, see alles saab 8 kuuseks kogu see bränd on ju, et selles suhtes väga-väga tore. Siis suutsime väga läbimõeldud projektiga jätkata ja avada TikToki platvormi. Ma ei tea, sa kasutad TikToki muidu või? Ei kasuta. Ma ka mitte. Ei kasuta, aga Prudence teeb väga head tööd. Jaa,
Prudence on väga tubli. Et Prudence Tedere jah, et aitäh sulle, suur aitäh, et see on, et jällegi, et vahepeal ma nagu istun kodus ja mõtlen, et miks need inimesed nagu aitavad mind, et ma ei maksa neile meeletut palka või midagi, eks ju, et Prudence'iga ka nagu, et suur aitäh tõesti, et seda TikToki asja seal praegu meil siis veab ja noh, ma ei oska seda edu nagu võrrelda, ma räägin, ma ise ka ei tarbi TikToki, aga sellepärast ongi, et see oleks võimatunud, et mina või siis sina oleks üldse hakanud sellega tegelema, kui me ise ei tarbigi seda ja nagu üldse ei tea, mis need mingid trendid ja asjad seal on, eks ju. Aga sellega jah, tegeleb Prudence, nii et siis kindlasti jälgige meid ka TikTokis, et seal tihti lugema panemegi tegelikult info ja mingid pildid asjad üldsegi enne sinna ja siis alles tuleb nüüd Instagrami ja siis igale poole mujale. Samas ma jäin siinkohal nagu mõtlema selle peale, et vastus su küsimusele, et miks inimesed sind aitavad, et ma ise tunnen või nagu näen, et sinuga on liitunud nagu inimesed, kes otseselt nagu nii-öelda ei ole nagu need professionaalid täpselt sellel alal või midagi, et aga niisugune hobi korras nagu katsetavad ja nii edasi. Teeme nagu midagi, sest ma olen niisugune ise hakanud kujundaja selles mõttes mingisugust tiitlit või mingisugust nagu suurt tähte ma endale külge absoluutselt ei paneks, aga samas mul tekkis täpselt see nagu ongi let's get it nagu moment ja tunne, et davai, ma proovin midagi teha, ma proovin kuidagi ennast nagu arendada ja ma arvan, et kõik, kes on sinuga täna nagu koostööd teinud või nagu kes sind aitavad välja, tunnevad seda sama ja tegelikult see ongi nagu, ma arvan, ma räägin küll praegu iseenda eest, aga et see on nagu suur tänutunne nagu või nagu aitäh sulle, et sa oled andnud meile nagu võimaluse nagu katsetada või et sa oled nagu ära tajunud need inimesed, kelles on seda nii-öelda varjatud potentsiaali ja kes julgevad ennast nagu proovile panna. Ja tegelikult sina oled meile nagu selle võimalusega andnud. Jah. Nii et aitäh sulle. Jah, võtan seda sirgu sellega vastu, et ma arvan, et see on õigus, et mingil määral näiteks, kui ma isegi oma hea sõbra Madeleine Harjaku kutsusin siia podcasti, siis ta oli ka alguses mingi, mis mul üldse rääkida? Ma ütlesin, Madeleine, sul on nagu sassi, et minust teed ülilahedat asja, vaata, et tule ja räägi ja et tegelikult küll jah, et lihtsalt ma olen ise nagu õnnelik, et mu ümber on sellist inimesed üldse, keda nagu kaasata niimoodi, et kõik on üldse nõus olnud ja nagu tulnud ja õla alla pannud, et see on väga, väga tänuväärt. Siis me suutsime tulla, oleme selle aja jooksul siis suutnud välja tulla 6 tootega. See sama toode on meil seljas mõlema, eks, et True Foresti pusaga. Mis sa meie pusast arvad? Mulle väga meeldib meie pusa. See oligi ju tegelikult ka see, et kus me nagu ütlesime lahti sellest, et me ei jätka selle sama nagu kujundusega, vaid me hakkame tegema neid esimesi tibusamme selle just brändi looga. Et me võtsime siit tõesti selle let's get it ära, et seda motot me kasutame nagu mujal mingis teises kontekstis, et ikkagi kuskil nii-öelda aju tagasopis nagu eksisteeriks. Aga et nüüd me hakkasimegi ju mängima selle logo enda olemusega või selle enda sõnamänguga, et true for creating your own story on ju. Ja see nagu võlus mind ja see mulle nagu meeldib, et meil on niisugune lihtne sõnum, mis tegelikult ongi, kui inimene näiteks täiesti võõras inimene seda näeb, siis võib-olla läheb tal nagu pirn põlema, et äkki ma teen oma elus mingeid muudatusi. Et me saime nagu niisuguse asja peale tulla ja üldse seda nagu teha ja see pusamaterjal on ka nii mõnus, me käisime ju nii paljusid erinevaid pusasid proovimas ja katsetamas ja minul oli oma nägemus, sul oli oma nägemus. Et just ka see, et nagu mehe naise kehad on ju nii erinevad, et just, et see pusa ju peab olema nagu mõlema seljas mugav. Ja me saime nagu katsetada ja see minu meelest see lõpp-produkt või see lõpp-pusa, mis meil sai, et see on nii mõnus. Täiesti nõus, et kõik, kes on ostnud või kannad sa, nagu ma olen ka nagu väga head tagasi, et saan nii särgi kui pusa kohta, et vähemalt ma olen õnnek ka selle üle, et alati ma olen mõeldnud nagu kinni sellest nagu üliheast kvaliteedist, et see on nagu selle kõige nagu alus ja tegelikult jah, et see on kooskõlas selle podcasti tegemisega, et see True for creating your own story, et me hakkasimegi nagu, saime aru, et lugu on vaja jutustada, eks ju, ja et nagu siis, kui see let's get it moment, see esimene hype on nagu üle, et siis nüüd nagu jääda truuks sellele asjale, mida sa teed ja nagu edasi pushida, leida uusi võimalusi ja lihtsalt teha, iga asi ei peagi olema loogiline, mida sa teed, nagu, aga lihtsalt kui see nagu sinu tassikest täidab, eks ju, ja sind paneb nagu paremini tundma, siis see on nagu enesteostus ja miks mitte on ja. Just. Et
ma mäletan jah seda, et kui me seda podcasti mõttega tulin sinu juurde, mina mõtlesin, et ma teen ühe podcasti loo, kus ma räägin nagu sisse, et kes ma olen ja mis me teeme, siis räägin Hannale ja siis Hanna jälle nagu, et aga miks sa siis ei hakkagi tegema? Mida sa ajad, vaata, mis sa selle ühe episoodiga nagu, see lihtsalt läheb laivi ja siis see ju kaob täpselt sama kiiresti, kui see laivi läks ju. Täiesti tõsi. Siis ma ei mingi oot, mis asja, et nagu hakkangi tegema. Mida ma räägin nende inimestega? Kuidas see nagu välja nägema? Siis Anna mingi muidugi, et et hakkadki tegema jah, et kutsud erinevad inimesi vaata ja siis hakkasime seda kontseptsiooni arendama ja jällegi, et ma ei tea, kas ma oleks ise selleni jõudnud, et aga hea on, et ma jõudsin ja seda jälle tänu sinule, et tõesti Hanna, suur aitäh, et oled nagu kogu aeg ikkagi mind saatnud sel teekonnal. Siis hakkan siis natukene võtan aja korraks, et lihtsalt tõesti tänu tahad edasi anda ka inimestele, kes on meid siiamaani aidanud, et shootidel siis Kristjan Ruus, kes aitas üldse tootepildid, meil kodulehel olevad tootepildid valmis teha ja esimesed shootid, mis olid mega lahedad minu arust, olid nagu väga siuksed professionaalsed. Kristjan tajus ka kohe ära just täpselt selle pildikeele või nagu True Foresti nagu toonid või selle just selle soojuse, et ka kohe tal tekkis see klikk ja need pildid olid tõesti nii head ja üldse see photoshoot oli nii mõnus ja nii tore ja nii mugav ja ma arvan, see on küll üks minu sellised eredamad või positiivsed nagu mälestusi sellest nii-öelda sünniloost, et just kui oli see pildistamine. Kindlalt. Sellest võime teinekord pikalt rääkida, aga jaa, võib-olla ta isegi äkki tuleb mulle kunagi podcasti, eks näha ole. Ta on muidugi muusikageenius ise, aga lihtsalt hästi loomeinimene kunstiga läbi põimunud, selles suhtes tore, et tuli tal see ka väga hästi välja. Siis kes meil veel, Johanna-Liisa Meema, kes aitas meil, ma mäletan, kui temaga tegime shoot'id, siis tema oli esimene, kes tuli mingid droonid, asjad, möllud, mingid, käisime mingi rentimas, mingid varustust asju, vaata, et nagu temaga saime nagu selles suhtes mega lahedalt siukse next level mingisugused kaadrid, asjad kätte, jällegi Prudence Teder ja Hanna Rattasepp, ehk siis sina, eks ju, et mega tore, et te olete kogu aeg alati, kui mul on mingisugune asi olnud, siis ma olen alati nagu iga kell saan helistada, kuule modelliks või fotograafiks, vaata, et alati olemas, et üli tore. Siis koostööd oleme teinud eraisikutest veel Arabella Ahoga, suur aitäh, siis Karol Leiste ja Maicel Asturiga, et suured tänud ka veel modellidele, kes on meil erinevatel shootidel käinud, Jarek Vask, Brit Helena Hanson, Madeleine Harjak, Andrus Arbeiter, Werner Armulik ja muidugi OG modellid, jälle Hanna Rattasepp, Maiken Johanna Missing, Samuel Kanarbik, Sten Jakobsoo, Reimo Allik, Karl Toomas Kallasmaa ja suur aitäh kõikidele toetajatele, kes on meie mürtsi ostnud. Et see on siuke teinekord, me isegi tegelikult näeme nimesid, kes ostavad, eks ju, aga see on nagu ma räägin, see eriti kui tänavapildis näed, vaata. Ja just täpselt see, et kui sa näed nagu seda see su mõte on saanud reaalsuseks ja sa näed seda tänavapildis kellegi seljas või kuskil mujal esindatult. See on nii lahe tunne. Ja varasemalt korraks mainisin ka tänu kellele üldse kogu see podcasti me saame üldse teieni toimetada, eks ju, et siis Danil Hodovski, keda me lihtsalt ei saa näidata, sest ta on praegu meil seal siis kaamerate taga, eks ju, aga teeb tõesti väga head tööd ja väga mugavaks kogu mulle selle protsessi, et suur aitäh sulle. Siis meil on tegelikult ka üks loos vaja ära teha. Et ma esimeses episoodis tegelikult loosin välja, et et kes kommenteerib, eks ju, ja pidigi vist kommenteerima, eks ju, ja siis meid jälgima, et nende vahel siis loosime välja. Osad inimesed kahjuks kommenteerisid ja ei jälginud, eks ju, et siis neid me siia loosi praegu ei pannud. Aga Hanna, sinu võimalus on öelda 1-10 üks number ja võitja siis saab True Foresti särgi omal valikul välja valida. Loodetavasti see võitja asub Tallinnas, et ma saan talle selle ilusti kohe kätte ka toimetada. Aga selle loosi oleme võlgu, nii et Hanna, ole hea, ütle üks number 1-10. Ütlen 4. Kristjan Maasik, ma tean, et sa oled ostnud ka ühe särgi juba, nii et super, sa mu kolleeg personaaltreeneri näol ja eks siis saan sinuga ühendust võtta ise juba ja palju õnne, oled võitnud ühe särgi endale juurde, et ma loodan, et selle esimene särk on väga meeltmööda olnud. Kellel loosi on aga ei naeratanud, teil on võimalik ikka veel osta meie mürtsi kodulehelt trueforest.com
Võib-olla hea teada ka, et me siis oleme otsustanud, et selle esimese kollektsiooniga Let's Get It, sellega me nii-öelda juurde ei telli, ehk siis oske kas või kappi seisma endal, kunagi on hea võib-olla, et on olemas, et super materjalist, super ilusad, kenad pilte, asju ja tagasijad hästi palju olemas nii kodulehel kui meie Instagramis ja uurige ja kui tahate ja soovite, siis soetage ja toetage. Nokole juba suur aitäh ütlesin, et on otsustanud meil õla alla panna ja meie siis podcasti toetada. Veel kord neile ka suur aitäh. Hanna, kas saad valmis meie lõpu küsimuste vooruks? No proovime. Nii, siis viimane kord, kui naersid südamest. See oli eile. see oli täiesti siiralt eile. Ja see kontekst sellele, miks see mind naarma ajab või nagu millal ma päris südamest nagu üldse naeran ongi siis, kui juhtuvad täiesti random asjad, nagu mida sa ei oska nagu kuidagi oodata, et on see nagu, ma ei tea, kuidagi täiesti stressirohkel hetkel tuleb sulle ette mingi ülirumala näoga kass ja sa on lihtsalt nagu hirnud ennast kõveraks või nagu täiesti random asjad, mis juhtuvad, aga eilses kontekstis, mis mind päriselt nagu naarma ajas, oli see, et meie ühine sõbranna, kes on arst ja kes on siis, ta on arst, ta on hästi ratsionaalne, ta on 2 jalaga maa peal, ta ei usu kummitustesse, see on kindel, et ta ei usu, ja siis ta oli siis sõbranna last hoidmas ja mingi hetk laps vaatab nurka ja nagu täitsa niimoodi põrnitsebki nagu toa nurka ja siis mingi hetk hakkab näpuga sinna neitama ja hakkab naerma. Ja siis sõbranna lihtsalt nagu täiesti flipib ära nüüd nagu, mida pekki? Nagu laps näeb kummitus, siin on kummitus praegu. Ja ta rääkis sellest eile nagu nii surmtõsiselt, nagu siuke asja, sa ei oskanud oodata, et nagu et kas ta tõesti nagu arvas, et seal on kummitus. Ja mida ta tegi selle peale? Ta läks sinna toa nurka ja hakkas seda kummitust ära ajama. Ja kogu see, kuidas ta rääkis, see on täpselt siuke random asi, mida sa ei oska nagu ette näha, et siuke asi võib juhtuda, lihtsalt ajab südamest naarma ja seda on vaja. Ma ilmselt panen pildi kokku, kellega tegu on ja siis tema suust, ma arvan, kõlab väga naljakana kogu situatsioon. Aga viimane kord, kui vihastusid? No viha on minu jaoks siuke hästi tugev sõna või siuke üldse tugev emotsioon. Ma tunnen, et ma ei ole väga siuke vihastaja, aga samas kuulates kõik eelnevaid episoodis, ma tunnen, et mitte keegi su külalistest ei ole väga siuke vihane inimene. Aga siuke vihastusin, ärritusin või frustreerusin. Ma arvan, see oli midagi töö kontekstiga seoses, et ala, kas või mingid tehnilised viperused või midagi siukest, et kui on vaja, et tehniliselt midagi toimiks mingil ühel kindlal momendil, siis no kunagi ei toimi. Ja see ajab kettasse. Midagi siukest, ma arvan, oli viimati. Aus. Aga mis teeb sind õnnelikuks? Lihtsad asjad. Kui perel on hästi, kui sõpradel on hästi. Kui mul on hästi, kui mul on nagu siuke korras. Tervis on korras ja peas on vaikus või siuke nagu ei ole neid muremõtteid selles mõttes või lihtsalt ei lenda ideed või kohustused, ei käi nagu peas niimoodi juh-šah igasse nurka aina, vaid et ongi täpselt see nagu rahutunne on sees. Siis ma tunnen, et ma olen õnnelik. Ja või siuksed väiksed asjad, mis nagu korra nagu tõmbavadki nii-öelda, panevad aja pausile või panevad korra nagu kõik seisma su kõrval. Et jah, ma arvan, see teeb nagu mind õnnelikuks. Väga aus. Mis on sinu edasiviiv jõud igapäevaelus või moto? Mu klassijuhataja kirjutas kunagi minu kohta iseloomustuse, et see on see tüdruk, kes läheb läbi raskuste tähtede poole. Ja see on mind kuidagi väiksest peale kandnud või nagu olnud mul nagu meelel. Ja iseenesest see lause ise nagu kõlab siuke, natuke siuke cheesilt või nagu siuksed üli nagu lihtsalt või kergelt, aga samas ma tunnen, et läbi aastate ma olen suutnud selle enda jaoks lahti mõtestada, et vahet ei ole, kui palju nagu
elu loobib kaikaid kodaratesse või mis iganes asju juhtub. Või et kui ma otsustangi teha karjääripöörde või võtan niisugused ootamatud otsuseid vastu, et siis tegelikult see ongi edasiviiv jõud ja ma liigungi nagu edasi selles suunas, kuhu ma tahan liikuda. Stay true for creating your own story. Täpselt. Täpselt. Mis on sinu elu üks mingi õppetund, mida sooviksid teistega jagada? Ma tean, mis mina ütleks sinu asemel sinust nagu lähtuvalt, aga ma lasen sul ikkagi vastata. Ma tahan, et sa selle kindlasti välja ütleksid. Ma ei oska isegi arvata, mida sa ütled. Tegelikult ma arvan, et oskad. Aga ma arvan, et see elu õppetund on see, et ei tasu oodata seda, et inimesed oskavad su mõtteid lugeda. Kindlalt, see on hea. Või ei tasu oodata teistelt inimestelt seda sama vastu, mida sa neile pakud, et kõik inimesed ongi erinevad ja kõik nagu käituvad või väljendavad või näitavad oma armastust või näitavad oma hoolt või näitavad oma tähelepanu või käituvadki erinevates olukordades erinevalt, et mida vähem sul lootusi võib-olla teistel on, vähem sa nagu pettud vaata. Just, et kas on teistele või siis olukorrale ka, aga just see, et nagu kui olla nagu mõelda teiste peale, teiste inimeste peale, siis ei saa oodata, et need inimesed oskavad su mõtteid lugeda. Et sellest ma olen aastatega nagu õppinud lahti laskma. See on väga hea oskus, ma arvan. Ma oleks öelnud, et sinu elu õppetund, mida tahad teistega jagada, on tõesti see, et sinu kõrvalt ma olen nagu näinud, et hinnake oma tervist nagu igapäevaelus, et nagu mingid asju mõtlemegi, kõik me võtame lihtsaid asju iseenesest mõistetavana, ma ei tea, sooja vett, lähedasime ümber, tervist, et nii kauaks, kui seda pole, siis on nagu raske. Ja sind on küll nagu ebavajalikult palju mingisugused tervisehädad nagu hurjutanud ja see on ka tegelikult võib-olla üks siuke põhjus, mida täna pikemalt ei käsitle, aga mille pärast me üldse nagu ma Hannat igale poole enam ei tülitagi nii palju, et kaasata, et jätkame sellega, milles Hanna kõige tugevam on, mitte teiste asjadega meeletult hästi hakkama saada, aga lihtsalt, et sul on oma elu ja omad asjad ka meiega tegeleda ja lihtsalt nagu need on sul, see tervisasjad on sul ikka niimoodi kaikaid kodaratesse loopinud, et see on ebareaalne, et sa oled siin ja naeratad ja oled siin niimoodi nii lõbusas tujus, et selle koha pealt kindlalt väga-väga hea õppetund. Siis harjumus, mida igapäevaellu soovitaksid siis kaasata teistel? Hästi lihtne asi. Ma olen aastaid ise endale öelnud hommikuti, et täna tuleb hea päev. Ja ma hakkasin seda tegema teismelisena, ma arvan, see oli põhikooli lõpp, gümnaasiumi algus. Mu armas kallis tädipoeg, kes on mulle rohkem kui venna eest nagu väiksest saati olnud, tema ütles mulle ühel raskel momendil, et aga tead, ütle endale iga hommik, täna tuleb hea päev. Seni, kuni su aju hakkab seda nagu uskuma. Seni, kuni juba mõte sellest paneb su keha sellised nagu rakukesi väiksed raketipurskaid nagu tegema. Ja no kõik, mida ta mulle ütles, seda ma alati nagu uskusin ja ma lähtusin, ma väga suur iidol mulle. See ei ole Joss. See on Joss, see on Joosep. Ja ma tegingi seda ja võib-olla väike shoutout ka kiirelt teha neile, et minu arust see nii lahe asja, mis nad teevad, et Wild Viking Who Travels on ja, et see on YouTube'i kast ja ülimega lahe, üle maailma igal pool erinevaid väljakutseid vastu võtnud ja reisinud ja on Afrikas. Ja, mis on ka mega tore, isegi lähen sõbrale küll Afrikasse, nii et aga jah, ühesõnaga hullult haigeid katsumisi läbi elanud ja ette võtnud nagu, et mega tore, soovitan vaadata YouTube'is nende tegemisi ka. Ja, väga vinget ja julget asja teevad nad. Aga minnes tagasi selle harjumuse juurde, et täna, kui ma endale iga hommik ütlen, et täna tuleb hea päev, isegi vahepeal, kui ma unustan seda nagu öelda, siis tegelikult mul on see kuskil ajusopis on olemas ja see on aidanud mind siis isegi kui on selline raske päev, siis tegelikult see ei murra mind või et ma ei hakka negatiivselt nagu mõtlema või midagi siukest, et see, et täna tuleb hea päev, sest et iga päev ongi hea päev. Ma olen saanud teha midagi siuksed. Täpselt. Ma arvan et siukene sisendus endale on see harjumus, mida ma soovitan. See on kindlasti väga hea soovitus.
Nagu ikka, ma annan igale ühele võimaluse enda pihta ka tulistada üks küsimus, kui soovid, et siis palun, lava on sinu. Niimoodi. Nii. Ma arvan, ma ei ole sult seda küsimust kunagi küsinud, aga et kui sa saaksid valida minevikust ühe hetke või momendi, kuhu sa saaksid tagasi minna, siis mis hetk see oleks ja miks? Suht haige küsimus muidugi. No kohe hakkad ilmselgelt mingite lähedaste peale mõtlema, eks, et kus kellega midagi olnud, aga pigem tahaks sellest kohe lahti lasta ja võib-olla mõelda mingi hetke jaoks nagu, mis mul nagu ise endale on nagu hästi siuke võib-olla mingi core memory olnud on ja, et mulle meeldib hullult reisida, et siis hästi palju võib-olla reisidel kindlasti pole ühtegi reisi elus kahetsenud ja ma olen nagu suht tihti ikkagi reisin sõpradega, et paratamatult need on siuksed nagu hästi toredad mälestused, aga mul tegelikult olen paar reisi ka üksi teinud ja need on nagu võib-olla siuksed hetked, mis on nagu, kus sa oled mingid asjad lahti mõtestanud ja on nagu mingisuguse selguse toonud. Et lühidalt vastates võib-olla mul tegelikult tuli üks teine mõte, aga ma nüüd juba mõtlesin ümber, et kuhu ma läheksin tagasi hea meelega, oli, sa enne vaata mainisid see vaikus su peas ja see nagu, ma tegin siukse hullustüki suvel ära, et ma käisin Gruusias Kaspeki otsas ronimas ja seal ma läksin siin ühe sõbraga koos, kel tegelikult tekkis mäehaigus ja tema läks mingi aeg alla ja siis ma jäingi sinna nagu suvaliste teiste eestlastega ja siis, aga see oli siuke nagu rasketes tingimustes ja niimoodi, kus seal pole seal ei mugav seal olla ega midagi ja need harjutusmatkad ja see tipupäev on siuke, kus sa käid jalg jala ette, 12 tundi on siuke tipupäev on ja võib-olla seal ühe see nagu mingil hetkel nagu, kus kõnnid seal niimoodi, et sul on igal pool nagu, kõik on nagu valge, et sa nagu suures valges, nagu ma ei tea, mingi praepannis või kausis niimoodi ja suured nagu valged nagu mäed siin külje peal, kuhu pool siis nagu kõnnid niimoodi köies, üks jalg jala ette ja kui ma seal kõnnin ja siis ja veel ühel hetkel hakkaski niimoodi, et ühelt poolt päike tõusis ja teisel pool oli niimoodi nagu full kuu veel vaata väljas ja siis see oli see, et kus ma mõtlesin nagu, et see on nagu, see on hea võimalus, et mul nagu on siukene variant, et ma olen praegu siin, et ma nagu teen mingit sükest katsumust, et mul on jällegi tervis korras, et ma saan siin olla, mul oli peas nagu justkui mitte ühtegi mõtet, aga samal ajal nagu maailma suurim rahu, küll aga nagu ma olin suure katsumuse lävel, eks ju, et nagu ilmselt oli 5-6 tundi veel minna, on ja. Et see on see, et kui ma läheksin tagasi just sellepärast, et see toob nagu mingid asjad perspektiivi tagasi, et kui palju mugavust meie ümber on, mida nagu jällegi ei tasuks võtta iseenesest mõistetavana, eks ju. Ja see just võib-olla see vaikuse ja tänulikkuse tunne mu sees nagu, et see, et ma jällegi, see on naljakas, et tegelikult, et ma võib-olla räägin endale vastu, et ma ei tea, kas ma läheksin uuesti sellistel tingimustel sinna mäe otsa, aga sinna hetke ma läheksin iga kell tagasi. Ta oleks saanud selle hetke nagu purki panna ja lihtsalt selle nagu õigel hetkel uuesti nagu hingata või kogeda või täpselt selle just pea saada nii vaikseks. Täpselt. Ja on nagu kas või silmadega lihtsalt näha seda ümbrust. Jep, see on, ma lähen siis korraks oli siukseks sentimentaalseks, et kui ma tagasi tulin, siis ma pole kunagi, nagu, ma ei tea, mingi, võib-olla öelda, mingi mega lähedana oma vanematega niimoodi, et lihtsalt, et kui ma käin suht palju reisimas ja nagu, lihtsalt viimasel ajal isegi ei küsi, kui mul läheb seal reisil väga vaata, et kui tagasi tulen, siis näeme siis mingi, sa käisid kusagil, et räägi, kuidas läks on ja, aga seal oli nii, et ma tulin tagasi ja siis ma nagu esimese asjana, ma ei jõudnud nagu kojugi, ma tulin nagu suht pikalt reisid tagasi ja esimese asjana heistasin nagu vanematele vaata, nad ei ela koos ka ja kutsusin nad koos lõunale ja see on ka mingi siuke asi, mida me tavaliselt ei tee vaata ja siis ma räägin, ma jõudnud isegi koju lennujaamast juba, me läksime nagu kõik kolmekesi nagu siis mu end kahjuks saanud tulla, aga ema, isa ja mina läksime nagu sööma ja siis ma arvan, et nad pole mind ka siukse inimesena nagu näinud, nagu ma olin see hetk, kui ma sealt nagu tagasi tulin, et see oli siukene, kus mul oligi see tänulikkuse tunne nii sügavalt minu sees ja nagu lihtsalt jällegi, great time to be alive. Ja kindlasti ma arvan, neile mõjus see ka siukse nagu uue hingamisena või siuke nagu core memory tuli sellest hetkest. Muidugi. Aga aitäh, Hanna, sulle selle küsimuse eest, ma polegi vist ühe küsimuse üle nii kaua aega jäppinud, et suur aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele, otske mürtsi,
veel on Let's Get It särgid ja pusad saadaval. Jälgige meid sotsiaalmeedias, meie tegemisi kindlasti tulevad, ei ütle veel millal, aga mingi aeg tuleb uusi tooteid välja ja jätkame kindlasti vähemalt sama tugevat, kui mitte veel tugevamalt ka tulevikus. tugevamalt. Aitäh teile!